on üles tõusnud. Inglise keeles tuleb lihtsamalt tõusnud. Christ is risen. Ja. Me alustame täna natukene teistmoodi. Mäletate, kes oli Suure Reede Jumalatalle esitusel, siis ma mainisin seda, et kõik plaksutamised saate jätta ülestõusmispühade hommikusse. Võib-olla olete kodus ära plaksutanud, aga me saame siin ka plaksutada. 4 peal ostate kõigepealt lugeda. 1, 2, 3 ja 4 peal tehke palun titiplaks. 1, 2, 3, 1, 2, 3. See esimeses laulus, see on hästi tuttav laul teile, vana hümn Jeesus Kristus üles tõusnud, ta on natukene teisel moel tehtud. Ma palun teilt vaheosas seda plaksu. Oi, kui keeruline. Laulda ja rütmi teha samal ajal on päris keeruline, aga ma proovin korra. Teie tehke rütmi, ma mängin korra. 1, 2, 3 ja 1, 2, 3. Ja veel korra. Suurepärane. Teine osa, mis teil on vaja teha, on vahele laulda halleluujad. See ei ole ka väga keeruline. Halleluuja. Ja teinekord samamoodi. See oli harjutus alles. Jeesus Kristus
Hästi tehtud. Kaljo Raidi koolitusmõju on kogudusel täiesti olemas. Oskate 4. löögil lüüa titit. Suurepärane. Armas kogudus, kõige õnnelikum seltskond inimesi tervel maamunal peaks olema ülestõusmispühade hommikul kristlased. Sellepärast, et Paulus ütleb, et kui Jeesus ei oleks üles tõusnud, siis oleks meie jutlus tühine. Ta ei ütle nüüd seda edasi asju, aga see sisuliselt tähendab ka seda, et meie koguduse tegevus oleks täiesti tühine ja mõttetu. Tegelikult suures plaanis meie elu oleks tühine ja mõttetu. Ja kas Peetrus või kus on kirjas see, ja me oleksime oma pattudes, kui on see ka Paulus äkki, me oleksime oma pattudes jätkuvalt, kui Jeesus ei oleks üles tõusnud. Ja üks asi veel, mille üle on ju arutatud, et kas Jumal on olemas või ei ole, siis üks Jumala selline, kuidas öelda, tõestusi või miks on tõenäoline, et Jumal peaks olemas olema, on see, et puuduks õiglus. Vahel olete kuulnud seda ütlust, või noored eriti vahel ütlevad, aga see ei ole õiglane. Täiskasvanud ka ikka ütleb, see ei ole õiglane. Ja siis vastuseks on see, aga kes ütlevad, elu õiglane? Elu ei olegi õiglane. Ja selles on õigus, et see elu siin maa peal ei olegi õiglane. Ja kui ei oleks Jeesus üles tõusnud, ei oleks meie üles tõusmist, see tähendaks, et me elu lõppeks, kui me siit lahkume, ei olekski ebaõiglane kõik. Aga Jumala sõna räägib sellest, et meil on üks kohtunik, kes on kõige muu juurest on ka õiglane. Ja seega me ootame seda üles tõusmist. Ma ei tea, kas me kohut muidugi ootame, seda me võib-olla natuke kardame, aga kui me usume sellesse, et Jumal on õiglane ja kui me usume sellesse, et Jeesuse Kristuse läbi on meid õigeks tehtud, siis meil ei ole põhjust karta. Tänu Jumalale, et haud on tühi, kivi on eemale veeretatud, Rooma sõdurid on oimetud ehmatusest sellest, mis öösel juhtus. Elu ja tõde ei saa hauas kinni hoida. Me loeme alustuseks tänase päeva loo, nii nagu Mattius on selle kirja pannud 28. peatükki ja austusest Jumala sõna vastu tõuseme ja kuulame seda seistes. Mattuse 28. peatükk. Aga kui hingamise päev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel, laskudes taevas, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad nagu valged kui lumi, aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb täna teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Ja siis Jeesus ütles, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal nad saavad mind näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valves algast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad võtsid raha ja tegid nii, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Ma olen ka natuke edasi sealt. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel.
ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, ajastu lõpuni. See on Jumala sõna ja kogudus ütleb amen. Me jääme seisma ja laulame koos laulu 128 vaimulikest lauludest Because he lives. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Palun istuge. Please be seated. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Ephesians 3, verses 17b and 18. As we received and started learning the Good Friday cantata, Jumala Dal, there was one song that became an earworm for me and continues to be to this day. For those not familiar with the term, an earworm is a musical tone or a tune or a phrase that sticks to your mind, repeatedly playing in your head. I just can't stop hearing it because it spoke so deeply to me and thinking of the song. It is the song Moelo Kuningas, King of My Life. Somewhat shortened and translated from the original Estonian, I will share this with you for context.
King of my life, you hang upon the cross for me. It's not the nails that hold you there, but love, your love, so free. King of my life, I don't deserve what you did for me. It should have been my hands and feet upon that tree. Yes, this is love, the love I see on Calvary. Yes, this is love, the love I found in thee. The concept of this great love has encompassed my heart in a new way throughout the whole Lenten season, and it continues through to today, Resurrection Sunday. God's love given to us through the sacrifice and resurrection of his Son so that we can have eternal life. Jesus is our King, Redeemer, Restorer, Sustainer, Sacrificial Lamb, and Lord, the only one whose passion has ever loved us to death and back, resurrecting to offer us our safest, our best life. He is life, and he has saved us. In preparing this devotion, I found a devotion written by Anne Voskamp, which underlines this idea so well, and I would like to share some of her thoughts with you. He is the one who lived the perfect way you always hoped you would, and now he offers the record of his life to be your life. He's the one who died the painful way that could have been yours, and he has absorbed all your pain as his own. He's the one who heals broken hearts, the one who gives sight for every single one of your blind spots. He's the one who walks on the waves of your every storm, feeds you soul-sustaining bread in the midst of a multitude of troubles, crushes the head of every hissing lie, and raises your dead hopes back to life. This is your everyday resurrection, your everyday reality, your everything. Don't miss it. Don't miss him. Pilgrimage into the palace of his presence and bow down. Jesus is the one who gets all of you, all your loyalty and complete allegiance, your whole heart, whole life, whole self, so you get to be whole. The King died to be the King of your heart, the King of your everything. Let's stand together and pray. Our dear Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day when we come together to celebrate your resurrection. Father, you have given us so much, and we just thank you and praise you. You are our lives. God, we thank you that we can come together to worship all of your people around the world. We pray that you bless the work of the Tallinna Kogukonnat, our sister church in Estonia, and all the churches of our CBOQ. And we also pray for the work of Christ Church in this building, and pray that you would continue to build and strengthen all of these. God, we pray for those in our midst who have serious health concerns. They may be with us today, or they may not. We just pray that you would sustain, that you would be the great physician. God, we pray for Monica, Hiller, Ilme, N, Lillian, Tim McCoy of the Baptist Convention. God, you have each one of them in the palm of your hands, and you are Lord and King of their lives too. And we pray for others who perhaps we aren't aware of right now, that you would be there, you would be the sustainer and the source of their lives. We pray for wisdom for all of the medical staff who is caring for them, and that your will would be done. God, we pray for our elderly and infirm members and ask that you would meet them with a special Easter blessing today. We pray for our loved ones who are distant from us, and we pray for a special blessing on them as well as they celebrate your resurrection. God, thank you for our country. And we pray that in the upcoming elections, your will would be done.
We pray for continued wisdom for our leaders and all of the leaders around the world. Most of all, we thank you for the wonderful work of your salvation, and we pray that you would become very real to each of us today in a new and wonderful way. We commit this service into your hands and thank you that you are already here with your precious love. Amen. Please be seated. Kes seda laulu laulnud on ja kellel on peast suudavad laulda, võite kaasa julgelt laulda seda. Mu elu kuningas, sa ripud risti peal, minu eest, minu eest, minu eest. Ei hoia kinni seal, siin naelad tugevad, vaid su armastus tõeline. Mu elu kuningas, ei seda väärima, mis sa teed, mis sa teed, mis sa teed. Seal ristil olema mu käed ja jalad peaks patu eest, patu eest, patu eest. Mu elu kuningas, sa ripud risti peal, minu eest, minu eest, minu eest. Ei hoia kinni seal, siin naelad tugevad, vaid su armastus tõeline. Mu elu kuningas, ei seda väärima, Mis sa teed, mis sa teed, mis sa teed. ja ristil olema mu käed ja jalad peaks Patu eest, patu eest, patu eest. See on armastus, mis näen ma Golgatal. Ja see on armastus, mis leidnud sinus maa. See on armastus, mis näen ma Golgatal. Ja see on armastus, mis leidnud sinus maa. Ja see on armastus, mis näen ma Golgatal. Ja see on armastus, mis leidnud sinus maa.
me loeme nüüd koos või sellise vastu lugemisega ja kuna me seda selliselt igal pühapäeval ei tee, siis me peame jälle harjutama natukene. Öelge minu järele, see on päev, mille Issand on teinud. See on. Ilutsegem ja rõõmustagem temast. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Jumalate Jumalat, tänage Isandat. Teda, kes üksi teeb suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Tänage Issandat, sest tema on hea, tema heldus kestab igavesti. Iisraeli sugu öelgu, tema heldus kestab igavesti. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Issanda parem käsi on kõrgeks tõstetud. Ma ei sure, vaid elan ja kuulutan Issanda tegusid. See on päev, mille Issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Tänage Issandat kõigest oma südamest. Me kummardame, Issand, su püha templi poole ja me täname su nime, su helduse ja su ustavuse pärast, sest suuremaks kui kõik su kuulsus oled sa teinud oma tõotuse. Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle, sa tegid mind julgeks. Mu hinges on tugevus. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind. Mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind. Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti. Ära jäta maha oma käte tööd. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, on saanud nurgakiviks. Issand on seda teinud. See on imeasi meie silmis. See on päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast.
what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, 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 you make me come alive. Teadetest meil palju öelda ei ole, järgmisel pühapäeval selles paigas teenistust ei ole, aga YouTube on see koht, kus me oleme järgmisest pühapäevast kuni siis juunikuuni, kui juuni alguses ma loodan, et me saame Monikaga koos tagasi tulla, sinnamaani me jätkame virtuaalsete teenistustega, nii et ikka YouTube'i kanalil ja kella 11 alates on nad nähtavad pühapäeviti. Aga me laulame nüüd koos ja kui sul on kaasa võetud oma armastuse and, siis paneme kokku ka ohvrianni või? Ma vaatan Paulile otsa, on Paulil raha kaasas või on? Sul okei, ei tee korjandust, Paulil ei ole raha kaasas. Laulame koos ja 609 on see nüüd sellest laulikust, 609. Mis otsivad need naised nüüd aias koidikul, miks kohkuvad nad vaesed? Ma küll mõtlesin, enne kui ma seda laulan, miks kohkuvad küll vaesed, kui me lugesime, tugevad Rooma sõdurid langesid minestunud maha, kui nad inglit nägid, aga naised jäid püsti. Nii et naised ei ole midagi nõrgad. Mis otsivad need naised? Ja siis me täname ka kokku pandud ohvri eest ja täname sind, et sinu õnnistus on üle meie elude ja sa oled meile palju head teinud, õnnista igat andjat. Mõtlesin, kui ma siia tulin,
ma olen enne ka seda mõtelnud, aga peaks uurimuse tegema, et miks inimesed istuvad paremale, osad istuvad vasakule. Et harjumus. Et ühe korra on istunud, siis teisel korral juba, see on ta harjumus, jah, et kuidas see harjumus on, et miks tekivad sellised, osad on parempoolne aju töötab, teisel vasakpoolne aju töötab paremini. Ma tahan täna rääkida jutluses Kristuse ülestõusmise tunnistajatest ja seda eestikeelne sõna tunnistaja, seda annab mitut moodi inglise keelde tõlkida, ma ei tea, kuidas Marianne tõlkis teile kõrva selle, et ta on nagu selles mõttes tunnistaja, et sa näed midagi ja sa oled tunnistaja, selles mõttes, et nägid mingit kuritegu, ma nägin, näed, ta tegi seda või mingisugust imet, et ma nägin seda imet, ma olen tunnistaja. Witness on see, jah. Aga teine tunnistaja on veel selles mõttes, et meie oleme tunnistuseks. Meie saame olla Kristuse ülestõusmise tunnistuseks nagu tõestus või see, et inimesed vaatavad meid ja meie elu ja nende jaoks on see teatud tunnistus või tõestus, et tõesti Kristus on üles tõusnud. Võib-olla sellest lähtepunktist ma tahaks just täna jagada Kristuse ülestõusmise tunnistajatest. No siin laulisime ka naistest. Naised olid need, kes läksid varahommiku lauale Jeesuse surnukeha võidma. Mitmetes kogudustes on ülestõusmispüha teenistuse viivad läbi naised sageli. Ja kui tähelete pannud, siis algussõna on meil vähemalt alati naiste poolt. Ma ei tea, võib-olla see pole väga kohane, aga andke siis mulle andeks, pastoril on inimlikud nõrkused täpselt samamoodi nagu igal teisel inimesel. Ma tahaks ühe stereotüüpse nalja naistest rääkida siia alustuseks. Ma lihtsalt ütlen, see ei ole teoloogiliselt korrektne ja mina isegi üldse kohe niimoodi ei mõtle, aga naljana on see täitsa selline tore, kui ma kuulsin vähemalt. Piiblis on selline kirjakoht, see on väga tõsine kirjakoht tegelikult, et kui tal avas 7. pitseri, see oli viimane pitser siin maa peal, häda, mis siin kõik on, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Ja keegi on selle tõlgendanud niimoodi, et me läheme, taevasse lähevad mehed pool tundi enne naisi. Pool tundi on vaikust. Ja siis tulevad naised. Ma kordan, see ei ole teoloogiliselt, seda kirjakohta ei saa üldse tegelikult niimoodi tõlgendada, aga keegi seda niimoodi tegi. Ja ma tean väga palju mehi, kes räägivad naistest rohkem, nii et see on see stereotüüpne arusaamine. Aga ikkagi selles valguses, kui see mingi kuskilt ka stereotüübid ikkagi tulevad, selles mõttes on jälle Jumalalt väga nutikas saata naised hauale mingisugust olulist sündmust nägema. Sellepärast, et siis info ikkagi levib oluliselt kiiremini, kui mehed seda oleks. Mehed oleks tükk aega seal müksanud, ütkis, mis? Nad ei oleks kõige kaugele, vähemalt mitte nii kiiresti jõudnud sellega. Ja jällegi, kui rääkida Jumala tõestustest või ka, et kas Jeesuse ülestõusmine on tõeline, et siis selle üks tõestus on ka toodud välja, et kui see oleks välja mõeldud, siis see, kes oleks välja mõtelnud tolle aja kontekstis, ei oleks iialgi tunnistajateks pannud naisi. Seepärast, et see on nagu vähe usaldusväärsem tolles kontekstis. Siis oleks ikka mehed olnud need, kes seda nägid ja tunnistasid, et siis see lugu oleks nagu tõepärasem. Sorry, naised. See oli lihtsalt selline aeg. Me teame, et kui naised jüngritele seda jagasid, siis Peetrus ja Johannes tormasid hauale. Nüüd on midagi meestele, naised saavad ütelda, Peetrus ja Johannes tormasid hauale ja Johannes, kui ta kirjutab seda, mis ta väga olulisi detailina sinna juurde lisab. Peetrus ja see teine jünger läksid hauale ja see teine jünger jõudis enne Peetrust.
See oli väga oluline detail, kui sa kirjutad Jeesuse ülestõusmisest ja sa vaikselt lisad sinna, aga ma jooksin kiiremini kui Peetrus. See räägib midagi jälle meeste kohta, et millegipärast loomariigis on ka, ja linnuriigis, et mehed on edevamad kui naised. See on ka, lihtsalt nii on. Nii et naised olid tunnistajad. Siis on juttu 2 jüngrist, kes kõndisid Emmause teed. Kleopas oli üks, teise nime ei teata, kes oli see. Ta ei olnud, ilmtõenäoliselt ta ei olnud 10 jüngri ringist, vaid väljaspoolt suuremast ringist jüngrid. Ja Jeesus ilmus ja nad ei tundnud ära ja seda lugu me ka teame. Siis on juttu jüngritest, kui nad olid kinniste uste taga, nad olid alguses 10 ja Jeesus ilmus nende käest, nad olid seal värisesid ja hirmul, mis nüüd saab, mis nüüd kõik meie unistused on läbi ja mine tea, mida võim meiega teeb ja me olime ju ka Jeesusega koos ja nüüd otsitakse meid üles ja väga palju erinevaid mõtteid võis seal olla, hirm. Ja siis Jeesus tuleb läbi seinte. See on jälle omaette küsimuse kohta, et mis kujul või mis ihuga Jeesus oli, selle üle vaieldakse ka. Et mõned ütlevad, et ta tõusis üles ainult vaimse ihuga. No samas Jeesus ütleb, et pane oma sõrm minu haavadesse või ta murdis leiba ja vaimse ihuga on seda keeruline tõenäoliselt teha. Aga samas ta tuli läbi seinte. Ei tea. Ja ilmus seal 10 hiljem, tuli ta uuesti, jüngrid oli ikka lukusukse taga. Ja ta tuli jälle, siis oli Toomas ka seal ja see oli see koht, kui siis Toomas ikka ei tahtnud hästi uskuda ja Jeesus. See on minu nende vaikse nädala sükene selle aasta teema, ma mainisin seda reedel ka. Ja siis Jeesus tuleb ja ta ütleb küll, et õndsad on need, kes ei näe ja usuvad, aga ma usun, et see on pigem nagu öeldud üldiselt, et ta ei võtnud seda postitit ja pannud Toomale otsa ette uskmatu. Selline sa oled läbi, sinuga ei ole teha midagi, pidi ma sind jüngriks valima, et sa oled ju nii uskmatu, see on absoluutselt see, vaid ta ütleb jah, et õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad, aga Toomas, et tule, pane ma sõrm minu haavadesse, puuduta mind, see olen mina surin sinu eest, mina olin seal risti peale, ma olen üles tõusnud. Ja kui Toomas seda või isegi vabandust, ma praegu ei mäleta, kas see tegi seda või teinud, igal juhul lõpptulemus oli see, et ta langeb Jeesuse ette maha ja ütleb, et minu issand, minu Jumal. Ja meie tunneme, ütleme, et ta on uskmatu Toomas. Ta oli see, kes sai võib-olla kõige lähedasema ilmutuse selles hetkes koos Jeesusega. Nii et jüngrid. Ja siis veel öeldakse, et 500 inimest oli tunnistajaks, üles tõusnud Jeesuse tunnistajaks. Ja selle üle jälle skeptikud ütlevad, see oli hallutsinatsioon. Et kõik nägid, 500 nägid hallutsinatsioone. No seda psühholoogid ütlevad, ei ole hallutsinatsioon selline, see on hallutsinatsioon on personaalne, see ei toimu massidega. Et 500 inimest nägid Jeesust ilmumas. Nii et maailm on püüdnud välja mõtelda erinevaid teooriaid Jeesuse ülestõusmise naeruvääristamiseks. Olgu selleks ka näiteks keha hauast varastamine, et Jeesus varastati jüngrite poolt. Jüngrid kahtlustasid või naised kahtlustasid tegelikult kedagi teist hoopis, et keegi teine on selle keha sealt ära võtnud. Aga samas see on jälle tunnistus, et kui võimud ütlesid, et näed, keha on läinud, me maksame valvurit teile, öelge, et jüngrid varastasid ära. See tähendab, et haud oli tühi. Omamoodi tunnistus jällegi üles tõusmisest. Ja neid vastuargumente on ühele ja teisele poole pakutud, jüngrite valetamine ja lihtsalt nad mõtlesid välja ja valetavad. Kujutate inimest, kujutate, et sa mõtled väga hea vale välja ja see on väga, väga suur ja väga oluline, väga tähtis vale, aga sa tead, et see on vale. Ja siis saad valmis sellest surema, okei? Sina oled, aga on valmis ka keegi teine, kes sinuga koos selle välja mõtles. Ja 10 ka ja võib-olla 11 ka. Ehk siis kristlased, kui nad oleks selle välja mõtelnud, nad ei oleks olnud valmis selle eest surema ilmselgelt. Surrakse igasuguste valede eest, aga need on inimesed, kes usuvad, et see on tõde. Et nad ei ole ise seda vale välja mõtelnud.
Aga ma ei taha täna Kristuse ülestõusmise tunnistajatena rääkida ei apostlitest ega naistest, ei ajaloolistest tõenditest, ei Torino surilinadest ega ma ei tuli 10 aastat tagasi või keegi tuli välja suurepärase avastusega, et see on nüüd teistpidine, et Jeesuse luud olevat kuskilt leitud. Et igasuguseid asju on. Aga ma ei taha ei ühelt ega teiselt poolt rääkida mingisugustest sellistest tunnistustest, vaid ma tahan rääkida sinust, minust. Mitte midagi ei ole parem, mõjusam, ehtsam, usutavam Kristuse ülestõusmise tunnistus, kui ülestõusnud Kristusega kohtunud ja tema poolt muudetud elu. Mitte midagi ei kõneta. Mind isiklikult jätavad igasugused Torino suurilinad ja kui ka mingi arheoloogiline kaevamine välja avastatakse, mind jätavad sisuliselt külmaks. Sest ma tean, et see tegelikult ei tähenda inimesele, kes on skeptik, suurt mitte midagi. Aga päris keeruline on see, kui sa näed inimeses näiteks ühte muutust või Lee Strobel, kes on ju kirjutanud kohtuasi looja kasuks, siis ta mõtles puht intellektuaalselt ka läbi kohtuasja, ta suhtus sellesse kui kohtuasja ja uuris ja puuris ja see kõik kõnetas teda küll, jah. Aga ta ütleb, et üks väga oluline tegur, mis teda kõnetas, oli tegelikult see, kui ta naine sai kristlaseks. Ja see muutus, mis tema naisest toimus. Enne kui Jeesus lahkus siit maalt, siis ta andis oma järgijatele käsu minge Jeruusalemma ja oodake püha vaimu. Miks? Ja Apostlite 1.8 ütleb, miks. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja teie peate olema minu tunnistajad. Jeruusalemmas, kogu Juuda ja Samaaria maal ja ilmamaa äärteni. Need, kes seda esmakordselt kuulsid, nad ei osanud mõteldagi Kanada peale või Eesti peale või nende maailma äär oli, nii kaua, kui nad kõige kaugemat uudist olid kuulnud, et kuskil veel elatakse. Te peate olema minu tunnistajad. Kelle? Ülestõusnud Jeesuse Kristuse tunnistajad. Surnud Jeesuse kuulutajad nad ei oleks mingit probleemi Rooma impeeriumis tekitanud, et räägivad seal mingist surnud Jeesusest. Probleem oli sellest, nad rääkisid elavast Jeesusest, kes on ülestõusnud. Pealekauba, et see elav Jeesus on istumas isa paremal käel ja ta valitseb, ta on üks kuningas. Ja see muidugi keisritele ei mahtunud kuidagi, see keisri kultuse juures oli see põhiasi, et kristlased ei saanud teha seda rituaali läbi, et kuulutada keiser valitsejaks Jumalaks. Neil oli üks teine, elav Jeesus. Ja seda elu ei saa elada ilma pühavaimu väeta. Sa võid öelda, et me mõtleme, esimesel sajandil oli see keeruline, seepärast, et see oli tohutu selline hirmu all elamine mõnes mõttes, kui sa iial ei tea, et kui sa oled kristlane ja sa ei tee mingeid asju õigesti, sa ei tea iialgi, mis suga juhtuda võib. Täna meil seda hirmu ei ole. Aga see tähendab, et me täna vähem vajaksime pühavaimu väge selleks, et suuta elada Kristuse tunnistajatena. Me vajame pühavaimu väge. See ei ole mõeldud elama see ei ole mõeldud, et me suudame olla Kristuse tunnistajad läbi selle, mis me lihtsalt saame kaasa emapiimaga või geneetiliselt või õppides või treenides või kuidagi sedasi. Need on kõik vajalikud ja olulised ja head asjad, aga Kristuse tunnistajad olla saame me ainult pühavaimu väes. Mitte nii palju piiblilood, mitte nii palju ajaloolised dokumendid, füüsilised tõendid ei tunnista ülestõusnud Jeesust, vaid sina elades pühavaimu väes. Ja ma tean, et kui ma niimoodi ütlen seda, siis see on oht. Ma ei tea, kas ta on eestlastele omane või baptistidele või võib-olla üldse kristlastele, on oht see, et tuleb üks selline alaväärsus meie peale. Ma ei tea,
keegi juba on tundnud seda. Meid on kutsutud olema meid on kutsutud olema Jeesuse ülestunud, Jeesuse tunnistajad, püha vaimu väes. Nagu vajud väiksemaks. Aga see on see kutse. Ja see on see, mitte et te peate, vaid see on see võimalus, see on see eesõigus. Meil on antud selleks kutse, meil on antud selleks varustus ja vägi. Ja tuleb peale see, et mis tunnistaja mina olen. Mis see minu elu. Tema oskab rääkida. Tema oskab kohe inimestele hinge pugeda. Ja vaata, tema elu on selline eeskujulik ja inimesed vaatavad, ma tahaks ka sellist elu ja sellised mõttetud, aga mis mina? Tema on terve ja tema on selline tuline kristlane ja tema laulab palju häälega ja tema palvetab võimsalt ja erinevad kriteeriumid, mida me siis teistele omistame, aga mina ei. Aga ma ei tea, kas see on sulle üllatus, aga Jumal ei vaja edukaid maailma mõistes. Jumal ei vaja ilusaid, Jumal ei vaja jutukaid, Jumal ei vaja hea tervisega, Jumal ei vaja sportliku keha ehitusega, Jumal ei vaja teoloogia doktoreid. Mitte seda, et need midagi halba oleks, Jumal vajab neid ka, aga see ei ole eeldus, vaid ta vajab neid, kes ütlevad, minu issand, minu Jumal. Just seal, kus sa oled, minu issand, minu Jumal, just kahelnud, aga minu issand, minu Jumal. Ma olen nii puudulik. Tere tulemast klubisse. Me nuhtleme Peetrust, et ta salgas Jeesuse. Me ei pane seda tähele, et selles samas lõigus on öeldud, et kõik jätsid Jeesuse. Kõik. Peetrus oli suur suu, ta lihtsalt kuulutas, et ta ei jäta. See oli see probleem. Aga kõik jätsid. Jah, me teame, Johannes oli pärast seal risti all, aga Biblis on see lause, kõik jätsid Jeesuse. Siis, kui asjad keeruliseks läksid. Peetrus ja Johannes olid need, kes kõige kaugemale tegelikult läksid. Teised olid juba põgenenud. Mind kõnetas väga üks väljend Jeesuse kohta ja see on armidega päästja. Tead, et sul on armidega päästja. Ei ole täiusliku kehaga, vaid tal on armid. Ja armid räägivad lüüa saamistest. Armid räägivad nendest hetkedest, kui on olnud väga valus. Armid räägivad nendest hetkedest, kui kõik näevadki sind kaotajana, sest sa oled saanud haavata. Jeesus ei ole olnud nagu James Bond. Ma mõtlen James Bondi filmide peale, ma võin nüüd eksida, ma ei ole hirmus James Bondi fänn, aga nõukogude ajal, kui veel midagi eriti näha ei olnud, siis oli kunagi öötelevisioon, siin huvitav asi oli Eestis, öötelevisioon, ja seal näidati umbes 10 minutit James Bondi ühel sa ootasid terve ööd näha seda 10 minutit James Bondi, kuidas ta cello kastiga sõidab lume sees mäest alla. Ja kõik tulistavad teda ja nii vähe või palju, kui ma James Bondi ma ei mäleta, et oleks kunagi pihta saanud. Võib-olla on kuskil, aga ma ei ole James Bondi uurija. Aga kõik läheb mööda. Minu meelest tema enamasti ka äkki kellegile pihta ei saa. See ongi selline lastesõbralik film võib-olla, et vähemalt esimestes või varasemates osades. Jeesus ei ole see, et ta ei saa kunagi pihta, vaid ta sai väga pihta. Ta on armidega päästja. Ta sai väga valusalt ja alandavalt pihta, aga need armid räägivad millestki. Ja mitte sellest, et kõlbmatu. Aga vahel vajavad, armsad, vahel on vaja haavasid ja arme selleks, et kedagi päästa. Vahel on vaja haavasid, millest saavad armid, et olla Jeesuse tunnistaja. Jah, haavad võivad pahaks minna. Haavadest ei pruugi alati armid saada, mõned võivad surra armidega või haavade kätte, kui nende haavadega õigesti ringi ei käi. Ja sellepärast ükskõik millised haavad meil on, siis see parim ravi, me teame, et meil on üks arst, Jehova rahva,
nende haavadega tema ette minnes me võime teada, et need ei lähe pahaks. Ja need haavad on, aga need ei lähe pahaks. Nendest saavad armid varem või hiljem, mis räägivad meie lugu. Mis ei lase unustada kõiki asju. Mis ei lase unustada ka võib-olla seda, kus me läbi oleme tulnud, kuid samas tunnistavad, et me tulime läbi Jumala abiga. Me tulime läbi sellest. Ja armsad, see on sageli palju suurem tunnistus kui see, kui sa pole kunagi sellisest kohast pidanud läbi minema. Ma usun, et te olete mitmed vaadanud sarja Chosen ja sealt ikka tuuakse näiteid. Kes ei tea, Piibli aineline sari, filmide sari, kus on nagu Piibli temaatika, aga sinna on lisatud natuke sellist kunstilist liialdust ja on natuke juurde kirjutatud. Võib-olla, ütleme, kui teil on tuttav Ain Kalmus kirjanikuna, siis ta on peaaegu midagi sama teinud ju oma romaanides. Ta võtab Piibli loo ja ta kasvatab sinna ümber mingisuguse liha või loo veel, mingid paralleellood, mida ei ole Piiblis kirjas. Ja ma isegi ei tea, kas see, mida ma teieni praegu toon, kas sellel on mingisugust sellist nagu pärandit taga, et ta ei ole Piiblisse kirjas, aga räägitakse tollest, et oli nii. Võib-olla see on täiesti välja mõeldes. Aga see sobitub, ma usun, esiteks tänasesse ja see sobitub ka Piibli konteksti. Nimelt, ma juhtusin ühte katkendit vaatama sellest, kuidas Jeesuse juurde tuleb Jaakobus. Üks Jeesuse jüngritest. Piiblist me ei loe kuskilt seda, et Jaakobusel oleks olnud mingisugune füüsiline probleem. Me teame, Paulusel oli. Aga seal oli siis Jaakobust oli suhteliselt väike ja tal oli käimisega probleem. Tal oli jalaga mingisugune probleem ja ta ei saanud, niimoodi liipas jalga. Ja igaüks, kes lonkab või on kuidagi füüsiliselt kuidagi, me tahame terved olla. Meil ei meeldi, me tahame olla atraktiivsed ja ilusad ja nii nagu teised. Kellegi ei meeldi olla kuidagi ühtpidi viltu või teistpidi viltu, et see on ebameeldiv. Ja siis Jaakobus tuli Jeesuse juurde ja Jeesus oli äsja andnud selle käsu oma jüngritele, et minge ja kuulutage evangeeliumi. Ma annan teile väe teha terveks, aida välja kurja vaime, kuulutada evangeeliumi. Ja Jaakobus tuleb Jeesuse juurde ja tal on pisarad silmas ja ütleb, et Jeesus, sa ütled, et ma olen võimeline tervendama. Ma olen võimeline tervendama haigeid. Ja siis ta küsib. Jeesus noogutab selle peale ja siis jõuab Jakobus oma selle mure peamise põhjuseni, ütleb, et mul on väga raske, Jeesus, ennast kujutada kedagi tervendamas. Kui ma olen just selline, nagu ma täna olen. Ja sa ei ole mind tervendanud. Jeesus küsib selle peale, nagu paljude teiste käest on Jeesus küsinud, me loeme Piibli lehekülgedelt, et kas sa tahad terveks saada? Kas sa tahad, et ma teen sind terveks? Ja Jakobus vastab, et muidugi ma tahan, kui see on võimalik. Jeesus ütleb, et armas väike, ta nimetas väike Jakobus. Väike Jakobus, sa oled nii palju olnud minuga koos, sa tead, et see on võimalik. Sa tead seda. Ja Jakobus küsib, aga miks sa pole mind terveks teinud? Mille peale Jeesus vastab midagi kummamist ja ta ütleb, et Jakobus, ma usaldan sind. Loomulikult, see on midagi, millest Jakobus aru ei saa, mis mõttes sa usaldad mind? Jeesus jätkab, et väike Jakobus, kallis väike Jakobus, isa tahte kohaselt ma võin sind tervendada, just nüüd. Ja sul oleks üks hea lugu, mida rääkida. Imeline lugu, kuidas mina teen imesid ja kuidas sina said sellest osa. Aga neid, kes seda lugu räägivad, neid on päris palju. Ja neid saab olema veel palju rohkem. Neid, kes saavad terveks ja neid, kes räägivad seda lugu. Aga mõtle loole, mida sinul on jagada. Eriti seda teekonda arvestades, mis sind ees ootab ja
ja selliselt, et ma ei tervenda sind. Mõtle sellele loole. Ja vaatamata sellele sa lähed ja sa teenid inimesi. Vaatamata sellele sa usud, vaatamata sellele sa ülistad, vaatamata sellele sa armastad, elades välja tunnistust, et midagi on veel palju olulisem kui sinu ihu. Midagi on veel palju olulisem. Olles tunnistuseks, et sa võid olla kannatlik oma kannatuses siin maailmas, sest et sa tead, et sind on ootamas igavik, kus ei ole kannatust. Armas väike Jakobus, mitte kõik ei suudaks seda kanda. Kui palju on neid, keda ma isaga sellisel moel saaksin usaldada? Jakobus kuulab ja ütleb, aga teistel on nii palju rohkem. Mida neil on rohkem, küsib Jeesus? Nad on tugevamad, nad on kõiges paremad. Seda on nii lihtne öelda, Jakobus räägib seda. Seda on nii lihtne öelda, mida Taavet laulis, et ma olen kardetavalt ja imeliselt loodud. Aga see ei tee kuidagi minu olemist ja elamist kergemaks. Ma tunnen, et ma olen vaid üheks koormaks oma füüsilise hädaga. Jeesus küsis selle peale koormaks. Armas väike Jakobus, sinu füüsiline probleem on palju, palju väiksem kui Peetruse iseloomu probleem. Kas sa oled kiire? Kas sa näed välja muljetavaldav, kui sa kõnnid? Võib-olla mitte. Aga need ei ole asjad, mis oleks isa jaoks kõige tähtsamad. Jakobus, sa saad minu heaks tegema rohkem kui enamus inimesi. Oskaks isegi unistada. Nii paljud vajavad tervenemist, et minusse uskuda. Mõned vajavad tervenemist, sellepärast, et nende süda on väga haige. Mõni terveneb ja mõni mitte. Sest isal on igaühega oma plaan, mis jääb meile sageli mõistatuseks. Ja me ei saa unustada Hiob öeldud, issand on andnud ja issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. Ja Jakobus, kui su teekond lõppeb ja sa kohtad isaga, siis Jesaja ütleb, et sa kepsled nagu noor hirv. Su audasu saab olema suur, pea vastu veidi veel. Ja kui sa peagi leiad tõeliselt suure jõu tänu oma nõrkusele. Ja sa leiad ennast tegemast suuri asju minu nimel vaatamata oma puudusele. Siis tea, et sellel on mõju põlvkondadele. Väike Jakobus, sinusugune mees saab tervendada teisi. Milline tunnistus, milline ime. Ma järgmisel pühapäeval räägin imest. Mis on ime? Ja jälle mul oleks kiusatus see jutlus, see lihtsalt sobiks siia, aga pead ootama järgmisel pühapäeval. Mis on ime? Miks me vajame imesid? Milline tunnistus, milline ime. Arvestame tänane ülestõusmispühade sõnum. Võib-olla ta ei ole selline happy-clappy, nagu ta võiks olla ülestõusmispühadel, aga see on julgustus. Julgustus meile kõigile. Armsad, ärme tühistame ennast. See kantseldamine on selline. Ärme tühista ennast ülestõusnud Jeesuse tunnistajatena. Las teised tunnistavad. Mina lihtsalt püüan kuskil vaikselt seinapraos olla. Sa võid seda teha. Ja ma usun, et sa ei lähe selle eest kõrgusse. Aga sul on võimalus ja kutse ja läkitus. Jeesus ütleb, armas väike Jakobus. Vaatamata sinu puudujäägile. Või vahepeal isegi tänu sellele. Sest siis sa ei looda väga iseenda peale. Vaid tänu sellele sa oled võimeline vastu võtma alandlikkuses Jumala armu, mis lõppkokkuvõttes on niikuinii see, mis maailma muudab. Sa oled valmis oma alandlikkuses vastu võtma minu väge, otsima mind pisaratega. Sest ikkagi
üsna tihti orgudes on need kohtumised ja mägedel on ka, aga üsna tihti orgudes. Me oleme Kristuse tunnistajad, aga sellepärast, et kedagi teist ei ole. Sina ja mina ja tema su kõrval. Me ei ole. Paremaid Jumalal võtta ei ole. Meid oma puudustega. Kõik me oleme natuke lombakad ja mõnel on nina natuke suur ja teisel on kõnedefekt ja mõistus ei liigu nii kiiresti kui peaks ja kellel meil iseloomu probleeme poleks. Meil kõigil on kohti, kus me otsime Jumala tervenemist. Me otsime tema abi. Ja täna Jumalale, Jumal tervendab täna. Ta on tegemas oma imesid sinu sees ja sinu läbi. Aga isegi kui ei tervenda, isegi kui ei tee nii, nagu meie ootame ja palume ja nutame ja hüüame, isegi kui ta ei tee, isegi kui sul on haavad, siis lase nendest haavadest saada armid. Lase nendest haavadest saada armid. Sa ei pea neid häbenema, vaid see võib olla osa sinu võimsast loost. See ei ole nagu sinu naabri lugu, aga ta on väga võimas lugu. Väikse Jaakobuse lugu. Ja see lugu on see võimas sellepärast, et sul on lugu ja Jumal on võimas. Sa oled armidega päästja tunnistaja. Ja Jumal saab ja tahab sind kasutada vaatamata sinu armidele. Kristuse koguduse lugu ei ole täiuslike lugu, vaid see on nende lugu, kes on oma kahtlustes, oma hirmudes, oma vahel võib-olla mitte kohal olemistes jõudnud Jeesuse ette ja ütelnud, et ole minu issand, ole minu Jumal. Sina ole minu issand, sina ole minu Jumal. Me ei vääri seda, aga me lihtsalt oma. Ja ta ütleb, rääkitan sind, ole minu tunnistaja. Nii et kõik ei lähe armsad nii, nagu me vahel arvame, plaanime. Jeesusel ei läinud ka kusjuures niimoodi, kui Jeesus palus Getsemani aias, et isa, kui see on võimalik, lase läheb minust mööda. Tundub, et isa jaoks ei olnud see võimalik ja see ei läinud Jeesusest mööda. Kõik ei lähe nii, nagu me tahame ja plaanime, aga meie saame otsustada, et Jeesus on väärt usaldamist, ta on väärt ülistamist, ta on väärt järgimist, ta on väärt tunnistamist, isegi kui mõned unistused ei ole veel täitunud. Sest tema on meie issand, tema on meie Jumal, tema on üles tõusnud kuningas. Au ja kiitus kuulub talle, tõuseme palveks. Issand, ma ei tea, mida jüngrid tegid, kui nad koos seal kinnistuste taga olid, aga võib-olla nad vaikisid. Võib-olla nad jagasid tuleviku mõtteid. Võib-olla nad nutsid. Aga Jeesus, sina tulid ja sa tõid rahu. Sa tulid ja sa tõid lootuse. Sa tulid ja sa tõid ühe uue usu. Sa tulid ja sa läkitasid. Issand, me oleme ka siin oma rõõmude ja oma muredega siin ülestõusmispühadel. Me oleme tänulikud sinu võidu eest. Me oleme tänulikud, et sina oled üles tõusnud ja meie saame üles tõusma. Me oleme tänulikud, et sa oled vabastanud katu ja surma ahelatest. Isegi kui me sellest võib-olla lõpuni aru ei saa ja meil on võib-olla palju õppida veel sellest, mis ei tähendab tegelikult. Aga sa oled teinud seda, su sõna ütleb. Tänu sulle, et surm ei ole paratamatus, vaid elu on võimalus meie jaoks. Issand, me tahame kohtuda sinuga kui minu Jumala
ja minu issandaga. Ja me tahame olla valmis ka need, kes me ei keskendu sellele, kui andekad me oleme või kui puudulikud me oleme, vaid me keskendume sellele, et sa oled tulnud oma armastuse meie lähedale. Sa oled meid vabastanud, päästnud, õnnistanud. Ja me tahame nii palju või vähe, kui me oskame sulle tagasi anda sellega, et me tahame olla sinu tunnistajad. Me tahame olla sinu kui elava kuninga tunnistajad. Aita meid selles. Jeesuse nimel. See
pole vaja, ega ta liiga kurvaks pole jäänud, et ülestõusmispühade teenistus võiks rõõmus olla, aga rõõmus ongi see ju, et tuleme varem sisse ja siis monitorid lõpetavad töö ja vahel on igasuguseid asju, mis juhtuda võib, aga Jumal ikka armastab meid. Armsad ülestõusnud Jeesus ütles, et ma olen iga päev teiega ja see on tema tõotus ja püüame meie oma osa teha nii hästi, kui me siis oskame. Anda oma elud selleks, et ülestõusmise sõnum võiks levida, ülestõusnud Jeesuse sõnum võiks levida läbi meie elude, kui võimalus läbi meie sõnade, läbi meie palvete. Armsad, aitäh kõigile, kes te olete olnud nendel teenistustel sellel korral, kui me oleme saanud koos olla, ma ei tea, minu meelest on see üks eriline aeg olnud ja ma olen väga tänulik Jumalale selle eest. Loomulikult ma täna praegu igatsen juba kodus natukene olla, ülestõusmispühad saan pildid ja videod, kuidas lapsed ja lapselapsed on meil kodus. Ma olin naljaga Heiti, meie 2-aastane, sõitsid rattaga ja ma ei tea, kas siin on sellised asjad, on jänesekapsas, siuke taim. Jänesekapsas ta näeb välja natuke nagu ristikuleht, siuke 3, nagu see hiirlaste sümbol, siuke 3 lehene. Ta näeb välja selline, roheline ja siis tal on üks valge õis. Väga väikesed taimed, aga need on väga hapukas sellised, nad saab süüa. Nad on sellise hapuka maitsega ja kui kevad tuleb, siis mulle väga alati meeldib, siis ma lähen, meil on see meie lähedal on see mereäärne metsaalune ja seal on täis neid asju, võtab bioga, C-vitamiin, hapune, ja see näoga sööd neid ja siis tundub, et Hanna on õpetanud Itile ka jänesekapsast ja siis ta läksid ta ja sõitsid seal rattaga ja siis ütled, ma tahan jänesekapsahautist. Kes see on kapsahautis, hakli ja kapsahautis eestlaste söök ju, aga ta oli, ma tahan jänesekapsahautist saada. Ta mõtles neid jänesekapsalehti, see oli nii armas. Juunis, kui Jumal lubab, siis me saame Moonikaga tagasi tulla siia jälle. Olgu teie süda täidetud ülestõusmise rõõmuga, teie sammud kindlad lootuses ja teie teod tunnistuseks, et valgus on võitnud pimeduse. Kristus elab ja meie elame koos temaga. Tõuseme, et laulu koos lõpulaulu ja saame minu Jeesus elab. 611. 611.
issand, tõstku mu pale üle teie, andku teile rahu, isa